Tervist, hea rahvas! Mul on hea meel taas teid kohata siin Fookuse saates. Ja nagu te teate, meil on siin alati kaks probleemi. See on vähene aeg ja üks oluline probleem, mida me koos ühe väga olulise külalisega siin arutame. Täna on 21. september 2022. See on väga oluline päev ajaloolises mõttes, kui hakata mõtlema, et täna toimus Madisepäeva lahing, mis oleks võinud lõppeda sellega, et Eestil oleks riiklus sündinud. Kahjuks nagu me teame, 1217. aastal tänasel päeval see lahing meil õnneks ei läinud. Kuid see ei ole mitte peamine, miks me siin oleme. Teatavasti täna hommikul Putin kuulutas välja mobilisatsiooni. See on ülimalt oluline sündmus. Tuletame siin meelde seda, et täpselt 7 kuud tagasi, 21. veebruaril 2022 kuulutas Putin välja Luhanski ja Donetski vabariigi tunnustamise, millele 3 päeva pärast järgnes agressiivne massiline sissetung Ukrainasse. Täna, nagu ma ütlesin, 21. september, 7 kuud on mööda läinud, uus väga oluline teade mobilisatsioonist, mis järgneb nüüd siis sellele, mida see meile kaasa toob, mida see tähendab, et kas järgneb siin veel midagi nüüd 3 päeva jooksul. Seda koos arutame meie väga hea ja tuntud poliitiku, kõrgema sõjaväelise auastmega eestlasega, brigaadikindral ja muideks Riigikogu liikme Alar Lanemaniga. Tere, Alar! Tere, Paul! Ja aitäh kutsumast ja sa jätsid viisakusest ütlemata tagasihoidlikust, et sa oled mu hea pinginaaber. Jah, sellepärast me ka sinatame, me oleme koos Riigikogus ja tõepoolest me istume ka koos. Ja muideks Alar on ka mitte ainult kõrge sõjaväeline, ta on ka endine siseminister, nii et tal on need tuuled igapidi hästi teada. Aga Alar, ole hea, valgusta oma arusaama sellest, et mida sinu arvates on see mobilisatsioon tähendab või milline tähendus selle praegu nüüd siis on, mis tunnetus sul on? Ma jaotaks selle jutu 2 osaks. Üks on mobilisatsioon, tema kulg ja tähendus ja teine osa minu jutust, kui tohib, siis ma räägiks sellest, mida meil meedias minu arust ei räägita piisavalt. See on antud juhul selle osalise mobilisatsiooni tähendus meile. Sest kokkuvõttes ei ole me ju kahjuks kõrvaltvaatajad. Kõik need arengud kaudselt ja mõnes osas ka otse on ju puudutanud ka meid. Et kui sobib, ma jätaks selle jutu niimoodi osadeks. Aga palun, ma ütlen nii palju veel ära, et meie pikaajalised vaatajad teavad seda, et meil on aega suhteliselt vähe. See 10-15 minutit tiksub siin selle liivakella sees ja kui see liiv on põhja vajunud, on meie jutuajam läbi. Nii et palju meil aega ei ole, seetõttu Alar, anna mingi. No on välja käidud, et on osaline mobilisatsioon ja 300 000. Ma väga ei usuks seda numbrit. Väga palju infot, mis on enamus info, mis Venemaalt tuleb, on hiljem selgunud, et on ebatäpne, kas siis teadlikult või on see segadus tekkinud muudel põhjustel. Aga mida see mobilisatsioon tähendab? Punkt 1. Ta suurendab tõenäoliselt isegi koosseisu, aga ta ei anna seda, mida Vene juhtkond võib-olla esmajärjekorras loodab, et tõstab vägede võitlusvõimet, sest need probleemid, mis selle võitlusvõime on alla hoidnud ja ka võitlustahte ja moraali viinud alla, need probleemid on põhimõtteliselt 3. See on doktrinaalne ja sellega seotud väljaõppe halb tase. Teine on üldine tehnika seisukord ja 3. on logistiline süsteem. Ja logistilise süsteemi omapära on nüüd selles, et kui see vägede maht seal nüüd järsult suureneb, siis logistiline süsteemi probleemid ka kasvavad. Nii et seda efekti, mida nad loodavad, suures osas ma ei näe, kuidas nad peaksid saavutama ja ajafaktorist räägiks ka, et
mida see mobilisatsioon tähendab? Kuna Vene Föderatsioonis ei ole üksusepõhist reservarmeed, siis kutsutakse isikuid, reservväelasi. Nemad siis tuleb määrata üksustesse ja üksustes siis peab hakkama pihta väljaõppe, et need üksused teha võitlusvõimeliseks. See kõik võtab aega. Ja siis need üksused peavad minema sõjapiirkonda. Nii et kui neil läheb nii, nagu nad seni on näidanud, et nad toimetavad, siis ma arvan, et selleks teede lagunemise ajaks jõuavad esimesed üksused sinna ja võib-olla suurem osa alles siis, kui juba talv on käes. Nii et kui sa ütled, et need hinnangud, mis mõne poolt on või mõnede eksperti poolt on antud, et tegelikult see mobilisatsiooni mõju reaalselt võiks rindele jõuda alles jaanuaris, on tõepärane. No ma ütleks, et 2-3 kuud. Aga kuna koormus kasvab ju ka logistilisele süsteemile ja vägede juhtimisele, kes peavad need väed sinna saama ja nad tegevusse siduma. Ja see on ka olnud probleem, siis ma arvaks pigem jõuludeks põhimass. Aga kuidas sa hindad neid hinnanguid, mis on ka meediast tulnud, et kuna venelastel ei õnnestunud selle 3. armee kokkupanemine, mida kuulutati siin üsna hiljuti välja, et tuleb suure aplavaga, et siis praeguse mobilisatsiooni, see arv on tõepoolest, kas see on see 300 000 mõni muu, ega täpselt ei tea, et selle eesmärk on eelkõige need augud täis toppida, see, millega 3. armee hakkama ei saanud ja see sisuliselt võiks tähendada, jälle, kuna ma ei ole spetsialist, siis minu arvates ma ikkagi tunnetan, et see ei suurenda nagu sõjalist potentsiaali, vaid see lihtsalt akumuleerib midagi. Või kuidas? Ja ma arvan, et nii see tõenäoliselt võib minna, aga ma räägiks ka natuke võib-olla selle mobilisatsiooni tähendusest. Et sellega ju punkt 1, Venemaa ütleb, et enam ei ole tegemist operatsiooniga, vaid on tegemist sõjaga. Punkt 2, kui on kaotusi vaja korvata, järelikult tunnistatakse ju kaudselt, et on kaotused suured. 3, mis ma arvan on võib-olla kõige tähendusrikkam, on see, et kui seni Vene rahvast propagandaga ja selliste nimetustega nagu erioperatsioon ja piiratud erioperatsioon ja nii edasi, hoiti seda sõja mõju nagu eemal nendest, siis praegu ma kardan, et see sõja mõju ja see sõjaga kaasnev karm reaalsus jõuab rahvale. Kas ma saan aru, et sa näed selles mobilisatsioonis pigem nõrkus kui tugevust? No nõrkus on ta selles mõttes, et ta on tunnistuseks, et senini kava ei ole töötanud, kava ettevalmistajad ja läbiviijad ei ole hakkama saanud ja tugevus on ta kindlasti ka, sest elus on alati ju dialektika, mis meid valitseb, et see on mõnes mõttes ka tugevus, sest selles mõttes näidata, et meil on piisavat ressurssi, me võime juurde tuua igal ajal. Aga kas sellel tugevusel ka sellist rakenduslikku tugevust on, et ma kardan, et neid probleeme, mis neil on, selle massiga ei ravi. Aga vaata, siin on olemas nüüd 2 nüanssi, üks on sõjaline külg, mida sa natukene valgustasid ja teise poolt, mille sa ka vihjasid, on see sotsiaalne külg ja Vene kommentaatorite poolt on tulnud mitmeid vihjeid, just ma pean silmas läänest asuvad Vene kommentaatorid, et tegelikult sellega on Putin on teinud võib-olla ka karuteene iseendale, sellepärast, et ta toob selle Venemaale nüüd koju selle sõja, mida varem nagu püüti kodust eemal hoida, niinimetatud erioperatsiooniga, aga nüüd ta tuleb venelaste kodudesse. Muidugi kaheldakse, kuna see osaline mobilisatsioon, vaata Venemaal on, nagu sa ütlesid, ka teistmoodi kõik see asi, et see osaline mobilisatsioon ei ole üldine, nagu ta meile võiks näida, aga ta tehakse territoriaalselt, valikuliselt ja tõenäoliselt jäetakse ikkagi välja suuremad linnad, seal Peterburi ja Moskva jäetakse ikkagi välja, aga ikkagi ta oma muredega, oma Kruus 200-ga jõuab kodudesse rohkem, kui ta on siiani jõudnud. Aga selle sõja sellisest tähendusest ühiskonnale väike põige ajalukku, et
Vene-Jaapani sõda, samal ajal 1905. aasta revolutsioon, suur oktoobrirevolutsioon, esimese maailmasõja lõpuaastatel. Sõda on alati suur pingutus ühiskonnale ja toob nähtavale need nõrgad kohad ja võib-olla põhjustab mingi rebenemise või plahvatuse selles nõrkades kohtades. Ja see on ühiskonnateadlastel juba ammu uuritud ja tõestatud, et see mehhanism niimoodi toimub. Nii et selles mõttes see sõja reaalsuse ja nende halbade asjade koju viimine inimeste juurde, et sellel kindlasti saab olema mingi reaktsioon. Kindlasti üritakse neid kuidagi varjata ja inimesi suruda, aga paar momenti võib-olla veel, et selline vägede suurendamine, see tähendab kuidas sõja pikendamist. Ja kus sõda, mis on väga kaootiline asi, tegelikult sellist arengute osas ju mõlemad pooled üritavad mingit loogikat tekitada, aga mõlemad pooled on vastasseisus ja kokkuvõttes tekib ikkagi väga palju võimalusi ootamatusteks, mis võib-olla alati ei ole head. Et mida pikem see sõda on, seda rohkem on ruumi seal ka halbadeks arenguteks. Ja ta rohkem ta mõjutabki Euroopat, nii et see on vaieldamatult selline ka meid puudutav halb asi. Ja siin ongi, sa puudutasid ühte väga omapärast ja huvitavat teemat, mida ma ei taha arutada, sellepärast me lihtsalt ei jõua ajaliselt. Seda sama ühiskonna lagunemise võimaluse, revolutsioonid ja bla-bla, mis selle asja on tulnud, sellepärast et tõepoolest Venemaa ajaloo seda on näidanud. Ja viimasel ajal on nii lääne, isegi ka Eesti ajakirjanduses ilmunud sõnumid selle kohta, et selle sõja ebasoodus kulg Putini jaoks võib tähendada mitte pelgalt tema enda hukku, vaid ka Venemaa teadole Venemaa sellist hukku läbi erinevate laguprotsesside, aga tõepoolest ma ei taha seda arutada, sellepärast et see on liiga pikk teema. Kui tohib, ma lisan ühe asja veel, mis on selle asja mõju, selle mobilisatsiooni ja selle termini sisuliselt, et meil on sõda, et ta läheb pikemaks ja selle võrra ohtlikumaks ja tekitab ohtlike arengute võimalusi, aga siin on veel üks selline psühholoogiline, aga ka poliitiline selline diplomaatiline nüanss ja seda planeerijaid võib-olla tihti ei oskagi nagu mõõta, aga tegelikult on see üsna lihtne. Erioperatsiooni on lihtsam ju lõpetada kui sõda, eriti oma rahva silmis. Sõda sa pead võitma, erioperatsiooni sa võid öelda, et me oleme oma eesmärgid saavutanud, me lõpetame nüüd selle operatsiooni, ei taha rohkem kaotusi oma poistele, näitame oma humaanset külge ja ütleme, et me võitsime. Seda on palju raskem. Ja vaata, Alar, sa tood järjest huvitavaid teemasid välja, tahaks hakata edasi arendama, aga ma siiski tahaks tagasi minna natuke, sellepärast, et lihtsalt selle laial ära, neid on nii palju, me võiksime siin rääkida tund aega, aga kuna sa oled väga suurte kogemustega sõjaväelane ise ja sa tead taktikast ja kõigest muust, sa tead ka tegelikult ilmselt ka, vähemalt on sul aibud tunduvad rohkem kui minul Venemaa sõjatehnikast. Ja me teame seda, et need praegused lahingud, mis on toonud väga suuri tehnilisi kaotusi Venemaale. Venemaal, räägitakse vähemalt, tõesti, mina ei oska seda kuskilt öelda, räägitakse, et venelased on oma suuremalt jaolt ammendanud oma nii-öelda moodsa relvastuse, raketid, tankid, moodsad, nende kurikuulsad armaatad, mida on, ma ei tea, 5 aastat täidatud, pole veel välja ilmunudki, tõenäoliselt need ei olegi. Ja viimased uudised räägivad ka sellest, et nüüd tuuakse tõenäoliselt lahinguväljale ja neid on juba nähtud. Venemaa sõjatehnikat aastatest 50, isegi 40 aastate lõpus olevat tehnikat, mis on tõeline vanaraud. Lihtsalt räägitakse, et venelased sõivadki kahjuks vist esimese maailmasõja reeglite järgi. Et kuidas sina neid jutte kommenteeriksid Venemaa tehnilistest puudujääkidest just selles kontekstis, kui nüüd tuleb mobilisatsioon ja kui tõepoolest tahetakse 300 000 inimest panna masinatesse nende jala jaeta rinde peale, et milline perspektiiv sellel on ja kas seda on ja milline see võib olla? No sellise vana tehnika toomine on muidugi esimene reaktsioon oleks öelda, et näpud on põhjas ja tuuakse välja kõik see, mis on. Aga mul ei ole täpselt ülevaadet ja kui oleks, ma ei tohiks seda võib-olla siin rääkida, mis nende laoseis on uuema ja vähe vanema ja päris vana tehnika osas. Aga igal juhul sõda kurnab alati mõlemat poolt. Ja igal juhul ka selle vana tehnikaga võidakse teha kahju, eriti kui see mass on suur, siis
igal juhul ta teeb seda, mida ma algul nimetasin, pikendab sõda ja teeb tema lõpetamise raskemaks ja kurnab Venemaad ennast, kurnab Ukrainat ja noh, mõjub ka Euroopale ja meile kõigile halvasti. Aga kuidas sa hindaksid Vene nii-öelda sõjalise võimsuse potentsiaali selles olukorras, kui tulevad sõjalavale, sõjanäitelavale need samad 300 000 mitte sõjaväelast lihtsalt inimeste seast vana sõjatehnikaga, et kuidas see... No ma arvan, et kaotuste tase hakkab tõusma ka nende allandmise sagedus ja mul on tõesti raske öelda, et võib-olla kõige suuremaks probleemiks on see, mida on nähtud selle sõja käigus, et Vene väejuhtide tase ei ole hea ja nüüd nad saavad veel lisaks, või ennem sõdisid üksustega, kes enam-vähem teadsid, mida nad teevad, siis nüüd tuleb väga palju neid, kes ka päris hästi ei tea, mida neil tuleb teha, kes on tõmmatud ootamatult ära oma normaalse tavaelu juurest, kellele jäävad pered koju, asjad pooleli, kellel selle tõttu on kehva võitlusvõime. Nii et ma arvan, et probleemid süveneb muidugi probleem ukrainlastele, et neil on lihtsalt suuremad väeüksused vastas, aga nähes neid selliseid vigu erinevates valdkondades, siis ma arvan, et kui tuleks 300 000 regulaarväge, siis oleks see väga suur probleem. Aga 300 000 reservväelasi küsitava võitlustahtega, siis on see probleem, aga ehk mitte nii suur. Aitäh sulle, Alar! Kohe saab see otsa, ma oleks tahtnud veel küsida sinu tuumaähvarduse kohta, aga paraku pole aega. Tänan teid, head vaatajad, see oli Alar Laneman ja mina olen Paul Puustusmaa. Kohtumiseni! Nägemist!